Tere tulemast kuulama taskuhäälingut Veel putru, ajame Läti juttu. Siin me räägime inimestega, kes on õppinud läti keelt, kellele meeldib Läti ja kes on kuidagi ka Lätiga seotud. Täna on saates külas tõlkija Hannes Korjus. Väiks. Tere. Alustame siis kõige tähtsama küsimusega, et millal ja miks sa hakkasid läti keelt õppima? Tähendab, läti keelt ma hakkasin õppima kuskil 2000 aastate alguses, milleeniumi vahetusel. Kuna ma elasin Riias ja oli vaja läti keelt selgeks saama, siis ma käisin paar korda läti keele kursustel ja siis järgmine etapp oli selline, et ma läksin õppima läti keeles. Riias Katoli tänav on selline katehediga instituut, mis on katolikusklikele. Ja seal ma käisin 5 aastat läbi niimoodi, õppisin puhtalt läti keeles, kirjutasin seminarid läti keeles, tegin eksamid läti keeles ja see on selline teoreetiline baas. Muidugi see, et iga päev, kui sa hakkad rääkima ja siis eks see annab ka midagi juurde, aga see teoreetiline baas oli see, et kaks läti keele kursust ja siis see 5-aastane õppimine niimoodi. Mis muidugi ei olnud see oli läti filoloogia, aga lihtsalt see oli läti keeles õppimine seal. Ja teil olid teised inimesed ka? Kuidas? Teised inimesed olid ka seal? Ja, kõik oli muidugi lätlased seal, jah. Aga sa õppisid lätlastega koos? Ja, lätlastega koos, jah. Aga sa pidid ju täiesti teistmoodi õppima ju läti keelt kui... No ja, aga siis ma natuke juba rääkisin ja mul oli 2 keeltekursust tuli juba taga ja kui sa võtad näiteks selle, et kui sa peaksid näiteks järsku Vanast testamendist mingisuguse töö kirjutama läti keeles, aga ma sain hakkama ja nii, et praegu tundub, et raske ja õudne ja midagi taolist, aga sai ära tehtud kõik seal. Aga kuidas tol hetkel see tundus, see õppimine, et... Ei, ma sai tehtud sellepärast, kui ma ei oleks seda läti keelt niimoodi vallanud, ega siis ma ei oleks saanud eksamid ära teha ja ma ei oleks saanud õppeainest aru ja ei oleks osanud konspekteerida ja ei oleks osanud loengutel vastata, nii et ilmselt see tase oli juba selline, et ja kui ma hakkasin 2000 aastal läksin siin õppima, siis ma olin juba kuskil 10 aastat juba Riias elanud, nii et seal mingisugune selline praktiline kogemus ka oli juba niimoodi, et ei olnud päris niimoodi, et kohe hops vette ja siis niimoodi, et siis võib-olla oleks olnud keerulisem, aga nii ta läks. Aga kas on midagi läti keeles sellist, mis on jätkuvalt raske? Võib-olla mõnikord on niimoodi, et läti keeles on ju need pikendusmärgid ja pehmendusmärgid ja eriti kui näiteks mingisuguste tegusõnade olevik ja minevik ja tulevik, siis näiteks mõnel on kõik need kriipsud on kuskil peal, kui sa räägid suuliselt, siis sa võib-olla ei saa aru, aga näiteks kui sa pead kirjutama, ja graafiliselt on üks ja sama sõna, aga ühel puhul näiteks kuskil olevikus on näiteks kriips kuskil seal esimese tähe peal, minevikus on kriips selle teise tähe peal, et selle meelde jätmine muidugi võtab aega, et muidu kui sa räägid suuliselt, siis sa võid paristada kõik, ühe ja sama sõna, seal isegi ei saa aru, kus see nüüd see pikendusmärk peaks nüüd olema parajasti, aga eks ta ikka võtab või tahab selles mõttes kogu aeg peas kogu aeg harjutamist ja sest üks asi on ju see, et kui sa oled mingisugusel tasemel keele selgeks saanud ja näiteks siis sa elad Eestis, et sa oled täielikult Eesti keskkonnas, sa räägid kogu aeg eesti keelt, ja või kui me võrdleme näiteks seal või nõukogude aega, et kui praegu see informatsioon, mis toimub Lätis, kas või kirjanduselus on, et sa saad internetis selle kõik kätte, isegi raamatukogu sa või internetis midagi avada, nõukogude ajal seda kõik ei olnud, et see ainukene võib-olla oli need kirjandusajakirjad, mida telliti või see oli post, aga see oli selline teokombel, käis see suhtlemine, et eks see võib-olla mingil määral ka mõjutas, seda, et võib-olla see keele areng oli ka võib-olla natuke aeglasem ja võib-olla ta oli võib-olla rohkem selles mõttes konservatiivsem, praegust on neid keelekihistusi on nii palju, kui me võtame, kas ma võin öelda näiteks kas või näiteks seal, võtame mingisuguse tavalise ajalehe teksti, siis me näeme, et see tavaline keelekasutus on ka läinud väga liberaalseks,
et kui ütleme, kui me võtame mingisuguse nõukogudeaegse seal Õhtulehe või noh, jumal hoidku seal see tähekis, ütleme, siis oli see keelekasutus ikkagi väga selline otidoo, et selle praegust on, ütleme, me näeme, ütleme, et ikkagi ta on ikkagi väga liberaalne, ütleme, mitte selles mõttes, et see on väga palju slängi, aga sellist igapäevast kõnepruuk, ütleme, eks tahes-tahtmatus ja ütleme, kui nüüd, mis puudutab nüüd, kui asi läheb nüüd tõlkimisse, ütleme, siis nõukogude ajal võib-olla, kui sa näiteks kuskil oli tõlgitud, et mina lähen kooli või midagi taolist või siis praegust, ütleme, sa pead mõtlema, millise emotsiooniga see on öeldud, ütleme, ja kui sa tabad selle emotsiooni ära, siis saad aru, ütleme, et sa ei saa tõlkida lihtsalt eesti keelde, et ühesõnaga, või esseestuskoolu või esseejuskoolu, et on mingi emotsioon ja võib-olla siis hakkab see tavaline kõnepruuk, ütleme, tuleb ka juba sisse, ütleme, et sa pead nagu tabama selle, sa kuulad kõrraga, mismoodi inimesed räägivad või näiteks mingisugustest asjadest, ma arvan, et selles mõttes. Aga sa õppisid siis läti keele selgeks, aga kas sa kohe hakkasid ka ilukirjandust tõlkima või see tuli hiljem? Esimene tõlge, mis mul oli selle Kristiine Selve Juukselõika tüdruk, see oli 2014. aastal, nii et Eesti selles mõttes nagu esimese avaldatud tõlkine läks 14 aastat, enne seda ma lihtsalt tõlkisin nagu sellised tarbetõlked ja eks ma tasapidi end praeguski niimoodi, ütleme, ja töötan sellise tavatõlkina, nii et selles mõttes see on nagu ka see, et need tarbetõlked või tavatõlked, eks nad selles mõttes, et nad võib-olla annavad seda, et nad söödavad seda keelemassiivi sulle kogu aeg sisse, sest ütleme, kui sa kuulad, kuidas inimesed kuskil räägivad, kuskil tänaval või bussis või keegi teeb mingisugust nalja ja siis ütleb järsku sellise väga huvitava väljendi, siis sa kirjutad selle kohe üles, et sa võib-olla alguses ei hakka kasutama, aga ütleme näiteks, ma ei tea, milline näiteks, et näiteks kuradi sitapeaks, ütleme, kui seda kasutatakse 1000 korda, siis ta kulub nagu ära, aga kuskilt sa kuulad näiteks, et keegi ütles jälle mingisuguse sellise väljendi ja siis see kasutada ära. Ja siis muidugi võib tekkida see probleem, et toimetaja, kes on selle tavalise väljendiga harjunud, kas ta võib selle maha kirjutada, sest ta ei ole seda kuulnud, talle tundub harjumatu, aga ühesõnaga kõrvad peavad kikis kogu aeg olema, sest muidu on niimoodi, et kui sa liiga palju võib-olla, kui ta läheb liiga selliseks standardseks keeles, siis sa pärast nagu ei saa aru, et mis vahet seal on, et kus keeles sa siis tõlksid, kas sa tõlksid läti keelest või hispaania keelest, et kõik on nagu sellised nii üheülbalised, üks selline keelekasut. Aga neid tarbetekste sa hakkasid tõlkima ise või sulle hakati pakkuma neid? Ei, esimene samm oli lihtsalt selline, et ka täiesti juhuslikult keegi pakkus mingisugust kasutusõpetust tõlkida ja see oli mingi külmutuskapp, ma isegi mäletan. Ja ühesõnaga läks nagu läbi ja sain hakkama, siis tasapidi hakati pakkuma ja nii ta nagu läkski. Algus oli nagu vähem ja pärast üha rohkem ja siis tekib ka selles mõttes, tekib juba selline nagu kogemus ja sõnavara, aga sa juba seda, mida sa võib-olla mingisuguse teksti puhul võib-olla sa põnitasid esialgu, aga see läheb juba pärast läheb juba kergemini, aga muidugi praegust võib-olla on näiteks see Facebook, ütleme see, kus on see Läti-Eesti see, et ma vaatan, et seal tihtipeale näiteks küsitakse niimoodi, aga eks võib-olla on ka muidugi selliseid asju, näiteks mis puudutab mingisuguseid selliseid arhailismaid tekste, näiteks etnograafiline, et seal selle Facebookiga see nagu välja ei mängi, sa pead ikkagi teadma, kus midagi otsida seal, ütleme. Kas sa lähed siis kuskile raamatukogu veebilehte ja hakkad seal nuhkima, et mingi just sõna, et sul peab mingisugune nagu eelnev vaimdus olema, eriti kui see näiteks puudutab sul mingist nõukogudeaegseid tekste, nagu see viienäpool, et kui seal on mingid seal kolhoosivärgid ja küülitamised ja kõik need nõukogudeaegsed väljendid, et sa pead tabama, sul peab mingisugune see, nagu see taak peab olema sees, ütleme, et sa tead, kust otsida, et muidu võib kujuneda niimoodi, et kui täiesti noor inimene, ütleme näiteks, kes on istunud kogu aeg, ütleme, Facebookis ja mobulas ja siis talle tuleb näiteks mingisugune, ma ei tea, Kalvipoeg, hakka seda tõlkima. See on muidugi hullu maja, sest ta ei oska seda nagu konteksti viia ja et kust midagi tõlkida ja mida tõlkida ja selles mõttes. Mis sulle rohkem meeldib, kas tarbetekstid või ilukirjandus?
igal asjal on oma, sest sa teed ühest küljest, eks see on ju nagu töö sulle, kuidagi ilukirjandus on selles mõttes, et et siis sa saad nagu selles mõttes nagu süveneda, eks tarbetekst on see, et on tähtajad, sa pead selle kiiresti ära tegema, ega sa ei unista ju sellest, et ma tahaks homme jälle ilmtingimata mingisugust instruktsiooni tõlkida, aga see on lihtsalt töö, mida sa teed, ütleme, ja mida kiiremini ta saab tehtud, seda paremini ja kui on võimalus muidugi ilukirjandust tõlkida, seda parem seal, ütleme. Aga loomulikult ilukirjandus on selles mõttes nagu sümpaatsem, sest eks selle muidugi tarbetekstiga on ju ka see asi, et ütleme isegi kui sa hakkad sellega tõlkima, sul on mingisugune hariduslik baas juba olemas, ütleme, see on selge see, et sa pead hakkama mingisuguste teemadesse süvenema, sa pead hakkama midagi otsima, et päris niimoodi, eks ilmselt muidugi on hea, kui sul on võimalus kuskilt nagu selles mõttes, kas Facebookid või niimoodi kuskilt abi leida. Aga eks sa pead isegi ise ka seda tööd tegema, et sa pead kuskil otsima, sest sa ei saa ju alati loota selle peale, et küsima, et kuule, öelegi, mis sõna see on, et nii lihtsalt ka asjad ei käi, eks, sest eriti ju, kui mingisugust, see on sellised tundmatud sõnad, siis teinekord ju tekib selline, kuidas me öeldakse, kamba efekt, ütleme, et keegi ütleb, et aga mina tõlkisin niimoodi, või keegi ütleb, et aga mina tõlkisin naamoodi. Et see on kõik täiesti selline sinu enda probleem, et sa pead ikkagi leidma selle õige ja korrektse vastuse, et sa ei saa lihtsalt loota sellele, et kui sa oled korraga niimoodi tõlkinud, et läks läbi, et nii ongi õige, et võib-olla sul vedas, et tihtipeale nende tarbe, eriti kui mingi tehnilised tõlgid tekstid, siis sa sageli ju ei oska asju kokku viia ja võib juhtuda, et sa tõlgid nagu, eriti kui on mingid täiesti uued sõnad, ütleme, sa ei tunne seda tehnilist poolt, ütleme, siis sa võid tõlkida, niimoodi nagu umbes nagu Google'iga, et jah, et väliselt ta just nagu on, aga tegelikult ta nagu ei ole seal, ütleme, et selles mõttes siin nagu, et ennustada ei ole mõtet, ütleme, et sa võid öelda, et jah, mul oli selline kogemus, et või selline, et äkki nii, eks. Aga sa pead ikkagi, võib-olla sul on mingisugune sõber tehnik, kes ütleb, kes seletab sulle selle protsessi ära, siis sa saad sellest asjast maiku, mis asi see on, et siis saad aru, jah, tõesti, see on õige variant selle. Aga kas sa loed ka teiste tõlgitud tekste? Eks ma ikka loen raamatud, jah, selles mõttes muidu, eks teiste loetud tarbeteksti, sinna neid sa eriti ei loe, neid on igal juhul arvutis, aga ütleme, ikka loed mingisuguseid raamatud ja nii selles mõttes, et sa ikka ei võrdled midagi seal. Võib-olla mitte alati selles mõttes, et sa nüüd võtad nagu pihku, kui on spetsiaalselt kellegi, aga kui sa ikkagi midagi tõlgid mingisugust teksti ja tead, et sellel teemal on kuskil juba midagi tehtud, siis sa ikkagi võtad selle kohe välja, võib-olla isegi ta ei pea alati läti keeles olema, aga lihtsalt sa tead näiteks, et kas või näiteks praegu ma tõlgin seda Viigante raamatu, kus on pool juttu on tehnikat ainult, niimoodi, et selles mõttes sa ikka otsid seda kuskilt mingisugust baasi, ütleme, et sa võrdled, kuidas tol ajal räägiti, milline oli see keelepruuk, ja eks võib-olla paljude nende tekstide puhul on ka see asi, et üks asi on nagu toimetamine, selles mõttes nagu see, mida me nagu aru saame tekstid, aga teine asi on muidugi sisu toimetamine, sest ütleme, tihtipeale selleks, et nagu seda õiget vastet leida, sa pead teadma, millest on juttu, et sulle tehtaks mingi protsess selgeks ja kui see protsess on sulle selge, siis sa oskad seda maksimaalselt nagu kas seda õigemini, aga kõige sobivamalt tõlkida, et kui sa lähed lihtsalt sellise keele tundmise peale, et mis see ikka, ma kirjutan niimoodi või tõlgin niimoodi ja niikuinii pärast keegi ei saa läti keelest aru ja läheb läbi, eks. Niimoodi võidakse ka mõelda, aga selle mõttes, ma arvan, et paljude raamatute puhul on ikkagi hea, kui sul on ikkagi selline konsultant või ka keegi olemas või sa ise, kus sa pead selle asja tuuma endale selgeks tegema seal. Sest muidu võib ju niimoodi olla, et sul on läti keele diplom, eks, aga sa ei saa sellest protsessist aru ja siis on väga raske tõlkida seal. Sest selliseid tekste
mida võib sellise üldteadmistega tõlkida, ütleme, ega selliseid tekste on vist väga vaja, kas või näiteks ega see politseiametis töötas, ega need õigustekstid on ju ka ikka väga spetsiifilised, ütleme, et näiteks kui minna näiteks tuleb keegi Tartu Ülikooli lõpetuna, aga eks tal on ka võib-olla kuskil pool aastat kulub selleks, et saada sellest asjast aru, kuhu ta on sattunud. Kas või selline tavaline näide on see, ütleme, et inimene, kes tuleb, hakkab tõlkima, võib-olla kõigepealt ta hakkab rääkima, et inimene annab tunnistusega, et tegi õiguskeeles, et inimene annab ütluse, aga see on selline kõige primitiivsem näide. Kas need ilukirjandusteosed, mida sa oled tõlkinud, kas need on kõik sulle pakutud või sa oled ise valinud? No ütleme, hakkame esimesest. Kristiine Sõelu, aga kuna ma Kristiinet ise teadsin, aga pikka aega, siis ma lihtsalt võtsin selle ise käsile ja sellega oligi niimoodi, et Kristiine oli ka seda juba kaua kirjutanud ja kõigepealt ma tõlkisin ära 2 esimest novelli sellest või lühijuttu sellest kogumikust. Ja siis see raamat ise Kristiinel ilmus 2012, kui ma eksi, ja see eestikeelne tõlge ilmus 2014. Ühesõnaga, et kui ta 2000. aastat alguses alustas sellega, siis viimased jutud ta kirjutas siis kuskil 2010 või midagi taolist, et praktiliselt läks 10 aastat läks, et kui see kogu tekst oli valmis, et vahepeal oli niimoodi, et pool raamatut oli nagu valmis ja siis Kristiine vist talle ei olnud veel lõpetanud, ja siis ma ootasin, millal ta valmis saab ja siis kui ma sain need viimased jutud ka kätte, siis ta nagu läkski, praktiliselt 10 aastat. Ja siis järgmine oli see 5 näpu, selle nagu Maara Saalite nagu ise pakkus välja. Ta ilmselt sellest see Kristiine raamat oli juba ilmunud, ta oli juba nagu sellest kuulnud, et on nii ja naa. Siis järgmine raamat, mis pärast Maara raamatut ilmus 2015 oli, see oli see Mees sinines vihmamates, Noora Iksteni raamat. Ja seal vist oli, sellega vist oli niimoodi, et ma ühele Eesti kirjastusele ma vist tahtsin midagi muud pakkuda. Aga ta vist, see oli see kirjastus Paradiis, kes selle välja andis. Ja ma mäletan, ma midagi talle pakkusin, ta ütles, et jah, aga seda me nagu eriti ei taha, aga meil on Ikstena see käsikiri. Ja siis ma ütlesin selle ära. Järgmised Rainisel Castagnola, siis Arno Juunson, aga need on kõik, mida ma olen ise valinud seal. Aga nüüd need viimased 2, ütleme, on see kriminaalse Aldis Puksi Velled ja siis selle Taatse Viigante raamat, need on ka nagu ikkagi kirjastuste poolt juba tulnud, ütleme. Puksi raamatu pakkus nagu Eesti raamat välja ja siis Taatse Viigante raamatu, selle pakkus ka tänapäev ise välja, need on nagu jälle kirjastuste kaudu. Kas sul on kujunenud ka välja selline stiil, et kui sa ise valid, siis sa ilmselgelt kuidagi oma huvidest lähtudes, aga kui sulle pakutakse, kas sa ikkagi ka jälgid, et kas see huvitab sind või mitte? Kui mulle pakutakse, vähemalt siis praegust ma muidugi esimene see on nagu selline otsustus sõltub sellest, et kuna ma töötan selles politseiametis, et siis mul ei ole võimalik 8 või terve 24 tundi päevas tõlkida, siis ma juba, kui mulle midagi pakutakse ja mul näiteks praegust näiteks midagi juba käsil, siis ma ütlen kohe välja, et ma lihtsalt ei saa praegust niimoodi seda võtta, sest läheb eelmine raamat tuleb kõigepealt ära tõlkida, siis ma võtan jälle jääd. Nii et selles mõttes, et ükskõik midagi pakutaks, lihtsalt on reaalsus ja millega ma pean arvestama aga selles mõttes nii palju kui muidu võimalik, ma olen küll nagu ise otsinud seal, ütleme, et võib-olla kuigi on ka niimoodi, et näiteks mul on praegu see Puksi raamat ja Viigante raamat on nagu käsil ja pakuti ka veel ühte teist raamatut, aga siis ma ütlesin tõesti ka sellise vastuse, et ma lihtsalt ei jõua praegu seda teha füüsiliselt, ütleme, et ma pean kõigepealt eelmise raamatu ära lõpetama ja ütleme, et siis saab järgmisest asjast mõelda, et selles mõttes võib-olla see, et ma töötan selles politseiametis, ta on teatamata nagu pluss, et ma nagu jookse raamatute järele, ütleme, et selles mõttes, et kui ta läheks nagu konveiri peale, ütleme, ega see ei ole ka eriti hea variant, ütleme, et paljud raamatud on ka sellised, et mis nõuan nagu süvenemist ja aega ja kui sul on nagu selline nagu tuli takus, ütleme, ega see ka ei ole hea, siis sa võid hakata tegema mingisuguseid seal vigu ja see ei ole ka kõige parem variant. Praegu jääb selline mulje, et huvi Läti kirjanduse vastu on suur, kui juba ikka nii pakutakse, et aega ei ole.
ma ei oska, no ega mul selles mõttes, ega mul mingi pikk karjääri järjekord ei ole, ma ei tea, võib-olla näiteks seal, ma ei tea, kontra või keegi teine, kolmas, et võib-olla nende vastu on tunduvalt suurem või ma oskan ainult enda koha pealt öelda, et ja noh, ja muidugi on mõned käsikirjad, mis on juba valmis lihtsalt, mida ma olen ise nagu otsinud ja mis lihtsalt ootavad ka nagu kirjastust, nii et lihtsalt need on nagu varuks, nii et selles mõttes mul nagu ei ole mõtet ka nagu hakata nagu ahmima, ütleme, et seni, et kui eelmised käsikirjad nagu ei ole veel nagu raamatuks saavad. Aga mis nendest, mida sa oled tõlkinud, on lihtsam, kas täiskasvanud raamatud või lastele suunatud raamatud? Ma arvan, et seal on, et see on nagu 50 ja 50, sest näiteks see Viienäpu, mis oli, ütleme, nagu Läti nagu vastus, ütleme, selle Eelo Tungla seltsimees lapsele, ütleme, teatud mõttes. Eks seal on ka ikkagi seda ajaloolist konteksti oli palju ja ütleme, et ühest küljest on nagu see, et ta on nagu lastekirjandus, no see veel ei tee teda lihtsamaks, ütleme, kui on ikkagi sellised ajaloolised või näiteks mingid slängid, ütleme, mida sa eriti ei tunne, siis sa pead hakkama sellesse sisse sööma, see võtab aega seal, ütleme, et esialgu või näiteks või kas või see X-tena see Mees sinises vihmamantis, ütleme, see, mis on selles Joyce'i Ulisse tõlkimise baasiks nagu kirjutatud, et Nora ju kirjutab nagu, tal tekst nagu voolab niimoodi, et kui sa esialgu vaatad pilguga peale, siis sa ei saa nagu aru, kust on nagu tavaline või nagu Nora tekst ja kust algab nagu selle Joyce'i Ulissest või nagu tsitaat ja kui sa selle tabad selle ära, siis saab muidugi siis on muidugi selle X-tender selle raamatu puhul muidugi mul väga palju aitasid seal Paul-Erik Rummo ja Kullo Vende ja Märt Väljatäge, kes olid enne juba seda Ulissest tõlkinud eesti keelest. Ilma nendeta ma poleks seda tõlkinud, sest ütleme, kui ma selle raamatu sain, vaatasin esimene pilgu üle, täitsa oki, et läti keeles ja mis seal ikka, aga tegelikult selles läti keeles oli väga palju oli neid tsitaate ja jumal tänutud, et just paralleelselt sellega nüüd Paul-Erik Rummana tõlkisid, et lihtsalt niisama keegi näiteks inglise keele tõlki ega kellelgi pole ju aega ka, ütleme, et seal on mingisugune tekst, ütleme, et ta nüüd hakkab seda, just minu pärast hakkab seda asja vaatama, nii et selles mõttes oli ikkagi tohutu vedamine, et paralleelselt tõlgiti seda Ulisset ka eesti keelde, nii et ma sain need tsitaadid kohe kõik nagu ära võtta ja seal oli ka sellele Tintar Sodomset ta tõlkis ka sellised ju nagu vanemaid tõlkid, ma kuskil paar päeva ma istusin Rahvusraamatukogus, et leida sealt Ants Orava sealt tõlkid, kes oli ka juba tõlkinud eesti keeli, et sest ise neid hakata tõlkima oleks ju täiesti võimatu. Aga kus on see, kus sa tõlkijana järsku taipad seda, et sa pead kontrollima? Et ikkagi, et see ei ole lihtsalt autor, Noore X-tene tekst, et kus sa said aru sellest, et siin hakkab midagi muud juba vahele tulema? Tähendab, kõige lihtsam oli muidugi see, et ma küsisin Noora käest, lihtsalt selle mõttes on muidugi vakspaet, kas sa tõlgid elavat autorit või surnud autorit, sest näiteks tõlgin seda Karlis Skalbe Masas Piesimis marginaalina ja Skalbe ju kirjutab väga selliselt, ma ei saa öelda, et väga peenutsevalt, aga ta on ikkagi väga peenutsevalt, et kus tihtipeale sa pead mõtlema, kuhu ta kus ta tahab, et see ei ole selline väga realistlik tekst, aga väga ilutsev ja kui sul ei ole võimalik küsida, et kuhu sa sellega tahab minna, siis sa pead mõtlema tükk aega. Selle Taatse Viganti romaani puhul on ka täpselt sama lugu, seal on, et näiteks ta kirjutab väga mahlakat teksti ja kuna ta kasutab oma isa päevikut, siis ta näiteks kirjutab sellest, kui ta on nende isa võistlustest, näiteks mingisugused krossi kirjeldused, kuidas seal kõik on stardis, narveerivad, kuidas pori lendab seal, kuidas pannakse tutakad üksteisele, kukutakse seal, sõimatakse ja siis on muidugi tekib see moment, tavatsetakse öelda, et sa ei tõlgi mitte sõnu, vaid sa tõlgid mõtet,
aga selle romaani puhul on aga muidugi selgelt, siin ei ole isegi mõtte tõlkimisest et siis pead selle emotsiooni saama, et ja siis nagu jumal tänud, et seal Tallinnas on üks endine vana rallisportlane, kes selle Taatse isaga oli omal ajal nagu ühele ajal võistlus ja mäletab teda ja mäletab neid tundmusi, emotsioone ja kas või nende autoosadega ei nimetusi, sellepärast et nendel igal asjal oli ju mootorratturite hulgas mingi konkreetne selline kas slängi nimetus või oli kõnepruuk ja kui sa saad selle teada, sa tabad selle emotsiooni, siis sa oskad selle asja ära tõlkida. Sest kui, ja siin teeb ikka muidugi see moment, et kui näiteks oletame, et keegi tahab mingisugust tõlget võtta, hakata arvustama, ta näiteks võtab pihku selle lätikeelse variandi, võtab pihku selle eestikeelse variandi, hakkab vaatama, et kuule, mis see siis on, et lätikeeles on niimoodi, aga sul on naamoodi. Aga tegelikult ta ei arvesta seda, et kogu selle tõlkimise perioodil sa oled autoriga iga päev konsulteerinud. Et see tegelikult see viimane variant, mida sa tõlgid, see ei ole enam siin, see on kuskil sul peas seal ja sul ei ole seda ette näidata. See on ka selline asi, millega tuleb. Tegelikult, kui sul on võimalik, kui sa kogu aeg autoriga konsulteerid, et sa tabad ja siis näiteks, kas või Taatsegi puhul on ka muidugi see, et on nagu öelnud, et võib-olla kuskilt näiteks mingeid tehnilisi asju seal maha võtta, et võib-olla nagu keerulised, aga samal need tehnilised asjad annavadki selle iva selle romaani, et kui need kõik sealt ära võtta, siis ta jääb nagu selline rohkem nagu melodraama, aga siis ta, et ei ole nagu seda pointi, mis selles romaanis on sellisel kujul. Nii et saab, aga see, et muidugi, et sa sulle võimalust kogu aeg, mitte just iga lauset, aga ikkagi, et need küsimuste mõte ongi tihtipeale selle, et sa pead seal arvama selle emotsiooni, mis selle lause taga on, et miks ta nii kirjutas. Kui sa hakkad seda tõlkima niimoodi, nagu ta on, ilma küsimata, siis on nagu Google'iga tõlkimine, et ta justkui nagu on õige, isegi mõttegi on just üsna kõigi, aga seal puudub see emotsioon, mida selle lausega taheti öelda. Ja kuna see Taatse nagu kasutas oma isa päevikut ja siis on jumal tänud, et ma saan temaks küsida, et kuule, et mida sa sellega mõtlesid seal. Ja siis juba sõltuvalt sellest, kes ta ütleb, et kuule, et eks sa ise vaatab, kuidas sa tõlgid või aga see oli niimoodi ja see oli naamoodi, et kontekst oli selline, et siis sa saad aru, millest tegelikult on jutt. Üks asi on teha koostööd siis autoriga, aga kuidas on teha koostööd toimetajaga? Toimetajaga selles mõttes on see, et minul on kujunenud selles mõttes, et ma olen andnud teksti toimetajale ja toimetaja ise vaatab. Mina eriti pole enam sekkunud, et nii palju kui toimetaja küsib, ütleme, kui on mingisugused momendid, mida ma tahaksin rõhutada, siis ma olen öelnud, et need laused ma panin siia sellepärast, et oli selline kõnepruuk, aga kõik muud, ütleme, ma arvan, et see toimetajal on ka tegelikult see probleem, et sisuliselt tähendab seda, et kui toimetaja hakkaks väga vaidlema, siis sisuliselt tähendab seda, et siis tuleks nagu raamat uuesti tõlkida, et siin on selle mõttes on nagu, kui on nagu ühel lainel, et saadakse nagu aru, mis emotsioone sa tõlgid, et siis on ka nagu toimetajal kergim, aga kui toimetaja midagi küsib, siis ma vastan, aga ise ma ei hakka või tundmega sekkuma. Ma mõtlen, et toimetaja tavaliselt ju ei oska seda lähtekeelt, nii et tema ju saab ainult seda eestikeelset teksti ette. Aga siis on võib-olla jumal tänatud, et ta ei oska. Sest isegi, ma arvan, et selles mõttes, kui toimetaja ei oskaks läti keelt, siis võib-olla tekiks selles mõttes sellised nagu stiili küsimused, et näiteks kuskil, või mitte stiili küsimused, aga näiteks võib-olla kuskil on lause ehitus, selles mõttes see on nagu jumal temaga. Teda ei sega, see originaalkeel, aga mingi sellised vaidlusi, et toimetaja ütleb, et eesti keeles peab niimoodi ütlema, et sellised ei ole olnud. No seni ei ole tulnud, sest ütleme, siis on nagu võimalik lihtsalt see selgeks teha, miks ta nii on ja niimoodi. Kas sa ise oled ka toimetanud teiste inimeste tõlgitud tekste? Ei ole, sest ma ei ole ikkagi filoloog, mul ei ole filoloogi haridust ja ikkagi minna toimetajana teiste tekstide peale, ma arvan, see on väga riskantne. Sest ikkagi toimetamine nõuab ikkagi, ma arvan, et sellist filoloogi haridust, elukogemust ikkagi, sest mitte kunagi sa ei tea ju, milline tekst võib sulle ette tulla, ütleme, sest kui sa hakkad nagu toimetama sellise
enam-vähem keskelt läbi elukogemuse pealt, siis sa võid hakata, siis hakkad toimetama nagu selles mõttes nagu väga rutiinselt, et sul ei ole nagu mingisugust baasi. Ja ma arvan, et see on väga riskantne. Mingi tarbetekstide puhul, ütleme, kui on lihtsalt seal küsimus selles, ütleme, et kuidas, mis on mingi termin, ütleme, sealt võib olla mingisuguste asjade puhul võiks teha, aga ütleme, aga ei, toimetamine ikkagi. Kuidas on selle Arno Junse raamatuga, et mida see krääbu töllu tsips üldse tähendab? No Arnol see läti keeles on pealkiri Kerpatul järpatud tsips. Ja siin muidugi, kui sa selle pealkiri puhul tekkis muidugi see, et siin oli selge see, et siis sa hakkad mõtlema, et mida need üksikud nagu sõnad tähendavad seal. Arno kirjutas selles mõttes, ütleme, olendid, keda eesti keeles on nimetatud näiteks kas härjapõlvasteks või päkapikkudeks või ühesõnaga sellisteks pisikesteks olevusteks. Ja siis tekib see küsimus, et siis sa pead mõtlema selle olendi nime välja. Ja sest sa ei saa ju päkapikku sa ei saa enam kasutada, pöialpossi ka ei saa enam kasutada, kääbikut ka ei saa kasutada, nii et see pealkiri tuligi sellest, et jutt on krääbumaal, jutt on krääbuskitest ja see pealkiri tuli ka nagu selle mõttes välja. Aga see krääbutöllu tsips, see tsips on nagu viimane sõna, see on nagu täielikult selline foneetiline, et tsepa tsips, et sellel foonis. Aga siis sest Arnol oli ja kõik nende tegelaste nimed on ka ju selles mõttes, et kui sa näiteks seal Peebru Karklik, seal oli mingi olen, ma ei mäleta, et ma isegi ei oska enam peast öelda, milline seal oli eestikeelne vaste, või siis näiteks kosmoplaan, nagu kosmoserakett. Ja siis ma tükk aega mõtlesin, et kuidas ma seda nüüd jätan, siis ma mõtlen, et kui ma jätan kosmoplaani, see on mingi, see on selline väga, kui öelda, kantseliitlik ja siis ma ei mäletagi, kus ma leidsin selle Sirividi Vusser, selles mõttes see on mingisugune täielik jura kokku pandud, mis lendab umbes nagu nõiamaja kana jalgadel. Kas sul tõlkimise puhul sinu arvates tuleb ka kasuks see, et inimene peab ise ka hästi palju lugema raamatuid? Muidugi peab. Ma arvan, et selles mõttes, et näiteks see viiene, kui lasteraamat ikkagi sa oled lugenud need nõukogudeaegsed lasteraamatud, ma mäletan kas või umbkaudselt seda fooni, et muidugi. Selles mõttes on ju ka see probleem, et lugemiseks jääb väga vähe aega, et sa pead ikkagi lugema ja mitte ainult seda, mis on kaasaegne kirjandus, et lugemus on ikkagi eelkõige selle. Et siis sellisel juhul need nimed ju ka, eriti ütleme lasteraamatute puhul, et kus sul see fantaasia tuleb sellest, et sa oled ikkagi kuskil midagi kuulnud, lugenud ja nii. Selles mõttes, eks siin ongi see, et ega ideed ei ripu õhus, nad on kuskil raamatutes, aga sa pead lugema raamatuid, lugema ajalehti, ütleme, kõrvad peavad kikkis olema, eks nii see sõnavara tuleb. Tihtipeale on ka niimoodi, et mingid ütlemised, kui sa kuulad, kuidas inimesed räägivad, sisuliselt see on nagu folkloor, see on see rahvasuu, see, mida keegi kirjutab üles, aga need laused, keegi räägib need laused kuskilt näiteks võib-olla Facebookis, keegi ütles mingisuguse lause, kirjutas see kohe üles. Sest kui ma näiteks midagi praegust tõlgin, näiteks seda taasteraamatut tihti panen, näiteks vaatad pilgu kuskilt Facebookist üle, näen, et keegi ütles mingisuguse lause, nii mõtled, aha, selles peatükis mul oli see lause ja ma saan ka seda lause. See on see tõlkija nagu enda harimine. Aga suva muidugi selles mõttes, kui sa mingi tõlgid, siis on selge see, et muidugi ma ei pea teksti meeles, aga kui ma näen mingisugust lauset ja seniga, kui ma mingisugust raamatut tõlgin, siis mul tuleb kohe mingi lause naelt, aha, selles peatükis oli mingisugune sündmus, peab vaatama, kuidas ma seal kirjutasin. Aga olgu, aga aitäh sulle selle intervjuu eest ja edu tõlkimisel ja kindlasti jätka läti kirjanduse tõlkimisega eesti keelde. Aitäh!